Jalgpalli Premium-liiga on otsaga jõudnud Viljandisse ja täna oleme siin 11. vooru mänguks, kus kohtuvad tabeli lõpu kaks klubi ehk siis Viljandi Tulevik ja Pärnu Vaprus. Asja jagavad on põhimõtteliselt eraettevõtluse ehitanud üles mingitele teadmistele, mida nad usuvad valdavat ja nemad pidasid Tulevikku ikkagi selgeks favoriidiks. Just seisva palju olukorrad olid väga ohtlikud Tulevikul ka eelmises kohtumises, aga nüüd kaitse eksib seal väga pahasti. 1-1 olukord praegu tekkimas ja ongi. See on Rainer Peips. Ja nii ongi, et Viljandi Tulevik täiesti ootamatult selles kohtumises, kui mängupilt eeldas hoopis midagi muud, lööb 12. minutil 1-0 värava Rainer Peips, kes... Mitte kõige pikem Sander Post, on see kindlasti üks eelis, aga Juhkamilt suurepärane pall jällegi ja Peipsile kaitseliini selja taha ja siin oli väga lähedal, et korduks stsenaarium, mida me nägime. Vaprus ei ole oma poolelt tükk aega välja saanud. See kõrge surve on neile natuke üllatus. Allikas üritab siit kauget lüüa ja väga hea löök ja siin on näpud vahel. Uuesti Lepikule paremale äärele pall ja tuleb kastisööt. Väga ebameeldiv. Laine võeti rünnakust maha, aga Kähril on uuesti võimalus pall kasti anda ja tuleb pall, super tõrje praegu. Ja nüüd Peips vasakul äärel ja päris palju ruumi on tal seal kastis. Ja esimesse posti lööks ei tee. Loigo on palliga, läheb löögile. Vasaku jalaga lööb ja see vihm nüüd segas väravahti praegu. Ilmselt päris 13. hooaja paiku tol hetkel, kui Kufa paiknes Venemaa liiga püramiidi teise vastma. Nüüd on väga hästi, sealt tuleb tuli Veensalu väga pika reidi võttis ette. Ta väga hästi antud ja antud hetkel ta oli hästi, aga mitte väga hästi. Oi, kui hea löök! Ja see oli väga palju vahelt lõikeid on mõlema poole keskvälja meestelt. Hea pall kasti. Ja Nõmm otsustas seda märga statistika on väravalöömise minutid ja need algavad kuskilt 60 plussist enamasti tulevad. Aga nüüd super variant ja Sander Post 2-0. Martin Alliku nurgalöök tuleb viiekasti keskele ja kogu selle kohtumise ma seda mantrat natukene ajasin, et Pärnu mängijad peavad olema väga ettevaatlikud Viljandi Tuleviku standardolukordade puhul ning mis jäi tegemata enne karistuslöögist, tuleb nüüd nurgalöögist ära. Ja Villota kaotab täielikult Posti, ehkki alguses on tal käsi puusa peal, aga öelda, et see oleks tulnud kindlasti ära lüüa. Et löögile on pääsetud pigem kaugelt ja... Pole löögikoht see polnudki, aga seal keskel on nii palju mehi praegu koos, et sealt läbi on väga keeruline saada. Aga nüüd pall vasakult äärelt oli see Veensalu, kes palli kasti andis ja Viljandi kaitsjad jäid selles olukorras kõik täiesti hiljaks ning ühe värava lööb Vaprus Lepikule ja Lepikult tuleb sinna pall kasti ka. Ja segadust on palju ja üks löök ja järgmine, aga kaitsjad selle blokeerivad. Ja praegu oli väga palju. Vapruse mängijad said vist 3 korda järjest trafikastist löögile ja lõpuks jäid neile pallidele ette täiesti juhuslikud inimesed minu mõnest. Ja Tulevikul on võit käes. 3 lisaminutit on täis tiksunud.